Paaris tõuge kõigepealt klassikalisest sõiduviisis. Käed õlgade laiuselt, natuke ees. Kepi lummelöök toimub klambri kõrvalt. Tõukame reie keskosast mööda, pikalt taha välja, laseme suusakepi käest lahti, et toimuks ka väike lõdestusmoment. Edasi sammuga Paaris tõuge, ehk sel hetkel, kui käed tulevad tagant ette, tõukad jalaga, vaheldumisi. See aitab väikestel vastunukkidel hoogu juurde anda. Vaheldutõukeline sõiduviis, hea alustada ilma keppideta alguses, et ei jääks keppide najale toetuma. Suudad ilma keppideta keharaskuse kanda ühelt jalalt teisele. Tugev tõuge täist allalt. Siis võib võtta appi ühe kepi, et tõuge tuleks natukene tugevam. Ja siis vahetad, teed sama asja teise suusakepiga. Seejärel juba mõlemad kepid kätte ja tõusu peale. Nüüd tasub võtta vähem järsem nukk. Mida järsem on tõus, seda lühem on suusasamm. Mida laugemaks läheb, seda pikemaks läheb libisemine. Vahepeal võib juhtuda, et ei suuda otse ülesse minna mäest jäljes, siis astud jäljest välja, on võimalik joosta kääri või astuda kääri, kui jooksusamm osutub raskeks. Käed teevad sel hetkel vahelduv tõuget, vastas käsi, vastas jalg. Kui käärisamm peaks osutuma keeruliseks ülesse minemisel, võib keerata suusad mäega risti ja kasutada külge ees treppsammu. Väga hea variant väikeste laste puhul kasutamiseks. Mis asend? Põlved paneme siia, või küünarnukid paneme siia põlvede kohale. Kepid tulevad kaenla alt, puusade kohalt, suunatud taha pool. Ei laseme käsi ette ja keppe ülesse. Jääme kepid siit puusa peal. Raskus on lassumisel kannal. Varbad lähevad pigem kergeks seal saapa sees. Siis on meil libisemine parem ja suuski on kergem tõsta vajadusel jäljest välja või siis vajadusel pöörata, kui meil on raskus kanna peal. Mõnikord lähevad laskumised liiga kiireks. On mõistlik tulla jäljest välja. Võtad püstise asendi. Käed ripuvad, kepid on suunatud taha. Üks jalg on teisest natukene eespool, raskus ikka kanna peal. Ja kui mõnikord ei ole vaja jäljest välja tulla, aga tahaks natuke hoogu maha võtta, tõusid püsti, ajad käed laiali.